Ja tere ka minu poolt. Ma paneksin slaidid ka minu ekraani peale. Ma räägin täna hariduslõhest. Ma räägin 5 hariduslõhe müüdist, millega ma olen kokku puutunud viimase, ma arvan, et 3 aasta jooksul, kui ma olen tegelenud üldse hariduslõhega. Ja hariduslõhe tähendab seda, et osadel lastel, vaatamata nende endi võimekusele, andekusele, tulevad takistused, mis ei ole seotud nende endiga, vaid näiteks kooliga, kus ei ole õpetajaid, häid õpetajaid, või koduga, kus ei ole tegelikult seda toetust, sest laps saab areneda, õppida turvaliselt. Et hariduslik ebavõrdsus tegelikult on meile isegi haridusseaduses hästi vaikimisi sisse kirjutatud, sest haridusseadus ütleb väga selgelt, et Eesti haridus peab looma keskkonna kultuuri, majanduse, looduse, ühiskonna arenguks. Jah, ka majanduse arenguks. Seega hariduslõhe minu jaoks on eelkõige majanduslik küsimus. Võime edasi liikuda. Ja esimene müüt, millega ma kokku puutun väga palju teravalt, on väide, et Eestis ei ole hariduslõhet ja me oleme seda päris kaua ka ise uskunud läbi PISA analüüside. Ja ma ei hakka pikemalt peatuma sellele, et PISA sotsiaalmajanduslik mõõdik on juba viimased mitukümmend aastat väga vale olnud teaduslikus mõttes. Kui päris aus olla, siis PISA sotsiaalmajanduslikul mõõdikul ei olegi teaduslikku alust, kui te vaatate neid raporteid, tehnilisi raporteid, mida PISA on ise avaldanud. Seega, mida me tegime, me vaatasime Eesti andmeid ja Eesti andmed, Eesti registri andmed, kuhu on kaasatud kõik Eesti põhikooli õpilased ja nende vanemad, isa ja ema, siis me näeme väga hästi, et Eestis on vähemalt kas just viimase 2017–2021 on hariduslõhe tugevalt kasvanud. Ehk siis vanemate sissetulekud on seotud tugevalt lapse matemaatikaeksami tulemustega põhikooli lõpus. Mis on hästi üllatav, on see, et Tallinnas on hariduslõhe 2 korda suurem kui Eestis. Eesti tipud ja lõpud paiknevad Tallinnas ja sõna otseses mõttes mõne kilomeetri raadiuses Tallinnas saavad lapsed väga erineva elutee, väga erineva stardiellu. Ja see on Eestis probleem, mida me ei ole mitukümmend aastat tegelikult enam lahendanud. Võime minna järgmise müüdi juurde. Kõige rohkem olen saanud rünnatud selle väitega. Hariduslõhe uurimine on ideoloogiliselt laetud. Ei ole. Hariduslõhe, nagu ma ütlesin, on juba meie haridusseaduses sees. Haridus on ka majanduse arenguks, ühiskonna arenguks. Seega seadusega on kohustus tegelikult hariduslõhet vähendada ja tegeleda sellega. See ei ole ideoloogiline. Ja tegelikult ka majanduse nobelist James Heckman on väga hästi öelnud, kui me tahame, et riigi kulud lähevad alla, me peame tegelema hariduslõhega, sest kuhu hariduslõhe jõuab? Kriminaalsusesse, kohtukuludesse, lähisuhtevägivalda, vargustesse ja nii edasi. Hariduslõhe on riigile kaunis kulukas majanduslikus mõttes. Ja lapsed, kes on muudetud nähtamatuks juba alaealisena, nad ei jää nähtamatuks. Nad ilmuvadki politseistatistikasse, haigla järjekordadesse, lähisuhtevägivalda, toimetulekutoetuste registritesse, et tegelikult kui me ei tegele hariduslõhega, varem või hiljem me näeme neid tulemusi nagunii kas enda nahal või siis ühiskonnas tervikuna. Küsimus on see, et kas me oleme nõus seda hinda maksma. Müüt number 3. See on minu jaoks hästi kentsakas müüt alati, kui ma seda kohtan. Aga äkki rikkad ongi lihtsalt paremate geenidega ja targemad. Jällegi uuringud toovad välja, et tegelikult geenide avaldumine sõltub suuresti keskkonnast, nagu ka haiguste avaldumine. Ja tegelikult haridusasutustel on väga suur roll selles, kas meie geenid üldse avalduvad, kas loomulik andekus saab tulla välja või ei saa tulla. Ja mida näitavad teiste riikide uuringud väga hästi, et rikaste perede lapsi märgatakse 6 korda sagedamini andekatena kui vaeseid lapsi. Ja sageli on filtriks õpetajad, kes selekteerivad välja, kes saab minna andekate programmi või eriõppesse, kes ei saa minna. Mis on üldine järeldus uuringutes on see, et andekus on olemas kõigis sissetulekurühmades, aga paraku tuvastatakse ja arendatakse rohkem just jõukamate laste lapsi, ka koolide poolt.
Miks on see geeni argument hästi ohtlik? Ma toon teadlikult üle vindi keeratud näite. Kui me tugineme geeni argumendile, siis me peame samaaegselt ka küsima, et aga kus me siis selle geenitesti teeme? Sünnitusmajas? Esimeses klassis? Sorteerime kohe välja. 101 poliitikut Riigikogus. Teeme geenitesti. Kes tohib olla, kes ei tohi seal olla? Eesti tippjuhid, professorid. Teeme kõikidele Eesti professorite geenitesti ja vaatame, kes tegelikult ei tohiks ülikoolis olla, kes neil on kehvad geenid. Kogemata on sisse saanud. Seega geeni argument on minu jaoks kõige nõrgem argument alati, kui ma kuulen. Ja tulles 4. müüdi juurde, mis kõlab nõnda, et hariduslõhet ei saagi vähendada, sest tegelikult on ju süüdi kodu ja koju me ei saa ju minna, vanemad on süüdi. Tõepoolest, laps on süüdi, ta sündis vaesesse perre. Aga kas nii on ikka? Kui ma vaatan andmeid, siis mis on tänane tulemus Eestis? Eestis kasutab 28% lapsevanematest eraõpetajat. 28%. Mis näitab seda, et koolides on ka tegelikult õpetajatega probleeme, koolikeskkonnaga, klassid on suured, lapsed ei saa hakkama. Ja eraõpetajad ei kasuta ainult nõrgad õpilased, eraõpetajad kasutavad väga palju ka nii-öelda eliitkoolide õpilased täna. Ja see on probleem. Ja kui me vaatame näiteks Eesti vene perede lapsi, siis vene pered kasutavad täna järjest enam eraõpetajad eesti keele õppimiseks, Eesti pered kasutavad matemaatika õppimiseks ja praegu just on kevad, matemaatikaõppe 1 tunni hind netos on 50 €, väga hea õpetaja puhul. Nädalas on vähemalt 2 tundi vaja, mitu kuud, ehk siis sul on tegelikult väga-väga palju aega vaja ja raha vaja, et eraõpetajat palgata. See on privileeg. Ehk siis minu sõnum on see, et me täna süüdistame väga palju kodusid, aga tegelikult koolikeskkond saab väga tugevasti hariduslõhet kas süvendada või leevendada, aga me ei taha kuidagi seda vastutust täna võtta. Ja õpetaja kvaliteet on ülimalt tugevalt seotud või kõige mõjusam on õpetaja kvaliteet just kehva sotsiaalmajandusliku taustaga laste puhul. Et seal on see päästmise efekt kõige suurem ja täna tegelikult oleks vaja just viia nendesse koolidesse, kuhu koonduvad nõrga majandusliku taustaga õpilased, sinna oleks vaja viia Eesti parimad õpetajad, see päästaks väga palju täna. Ja viimane müüt, hariduslõhe on loomulik ja vajalik, sest see lihtsalt on evolutsioon. Võib ka lugeda, et andekamaid ja rikkamaid peabki eelistama, nii tuleb ju majanduskasv, seda ma kohtan ka päris palju. Vaatame statistikat, 1,3 miljonit on meid siin riigis. Eelmine aasta oli meil alla 9000 lapse. Tegelikult meil ei ole luksust öelda, et üks või teine laps tegelikult ei vääri haridust või parimat haridust. Hariduslõhe tähendab inimkapitali alakasutust ja Eesti ei saa lubada tegelikult olemasolevate numbrite juures endale hariduslõhet, see on liiga kulukas meie ühiskonnale. Ja kui ma võtan kõik 5 lõhet kokku, siis mitte ükski müüt tegelikult ei kehti täna. Ja see on reaalsus. Kõik need müüdid purustab ära täna teadus, purustab ära meie registrid ja eeskätt just see, et kuna meid on nii vähe ja järjest vähemaks on jäämas, siis tegelikult ma arvan, et meil ei ole täna puudus mitte inimestest, vaid inimlikkusest. Need on 2 väga erinevat asja. Ja ma sellega mõttega võib-olla lõpetaksin praegu.